sekretariaadi majas igatepidi valmis teid aitama, kui midagi peaks juhtuma, nii et teate siis, kus kohas terviseabi saab. Ja veel kord siis meeldetuletus ja hoiatus ka selles suhtes, et tegemist on murdmajooksuga, niisiis rada ei ole laudsile ja kaetud rajakatte või asfaltiga, vaid joostakse metsa all, võib olla kännujuurikaid, võib olla lahtisi käbisid, võib-olla see 10-minutine aeg jäänud, et esimestest aladest osavõtjad ehk siis A ja B klassi noormehed 1000 meetri jooksjad. Teil on aeg nüüd stardijoonele tulla. B klassi poisid siis siia stardipaika number 2, mis on metsa all, ja A klassi noormehed punasele Telliskivirajale staadioni peasirge keskkohas. Ja et siis meelde tuletada, kes starti peaksid tulema, loeme ka stardiprotokolli ette, nii kaua kui seda veel jõuame. A-klassi noormehi siis 12 nime stardiprotokollis. Alvar Annuk, Tartu Kalev, Aleksander Rahnel, Sakala, Eerik Muuli, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, ja A-klassi noormehed siis on rajal ja neil siis tuleb joosta üks ring. Ja kui staadionile tagasi jõutakse, siis on selle ala paremusjärjestus ka juba selge. Ja kohe-kohe siis antakse stardipauk ka B-klassi noormeestele. Nemad 500 meetri pikkuse ringi peavad läbi jooksma täna 2 korda. B-klassi poisid tulevad siis esimesed ringid, pooldistantsi saab kohe läbi. Ja Rasmus Kisel, tema ees veel Marko Epler teisele ringile. Ja järgmisena siis oodata nüüd juba finišisse A-klassi poiste 1000 meetri jookseid, nendel siis distantsi pikkuseks 1000 meetrit ja see tuleb läbi joosta üks ainukene kord. Ja Aleksander Rahnel viimastel meetritel saab siis siit võidumeheks. Ja nüüd on siis kohe finišis ka B-klassi noormehed ja kõige ees Marko Etverk, tema järel Risto Põlluste ja 3. koha saab siin Magnus Kase.
järg. Klubide karikavõitja ajaga 2 minutit 46 sekundit, Viljandi kergejõustikuselts Sakala esindaja Aleksander Rahner. Ja nüüd siis on stardijoonel C-klassi noormehed, neilgi tuleb 2 ringi läbida, et siis 1000 meetrit kirja saada täna. Läks Kevin, minge, ärge jääge lonkima. Минута 29. Ring algab. Ja kolmas siis Kostjaks tuleb finišini jõudmiseks läbida. Jõud on, mine Roomeku, jõud on, ära passita. Ja kõige ees võistleja numbriga 663 Launo Agan ja siis Alari Pennar. Kolmandana finišeerib kolmas võistleja, kes siis finišisse jõudis selles jooksus, oli Deniss Salmijanov. Nüüd aga mees juunioride 1000 meetri jooksuajad. Võitja oli siis Allar Lamp, Tartu spordiselts Kalev 2.46, teine Jan Õiglane, Pärnumaa spordiliit 2.49, kolmas Kaarel Kilkivike 2.51, viies Kauri Lillemäe Audentese spordiklubi 2.55, kuues Reimo Ojanõmme 2.56, 9. Sander Virgla Sakala 2.57, 10. Ermo Нет, у меня
2010. aasta Eesti murdmaajooksu klubide karikavõistluste võitjate autasustamine. Noormeeste C-klassi 1000 meetri jooks. Kolmas koht ajaga 2 minutit 59 sekundit. Spordiklubi Mitš esindaja Deniss Salmijanov. Teine koht ajaga 2 minutit 59 sekundit. Tartu spordiselts Kalev esindaja Alari Pennar. aasta Eesti klubide karikavõitja ajaga 2 minutit 56 sekundit. Rakvere kergejõustikuklubi Visa esindaja Launo Agan. Ja eile siis Viljandi vastupidavusalade klubi Steyr ja Gert Siirius Viljandi kergejõustikuselts Sakala, Igor Ramonenko ja Sander Pikk Valga spordiklubi Maretsport ning Marek Torošenko spordiklubist Mitš. Sa hakkasid kohe juttama, aga natuke midagi ilusat rääkida. Akadeemiline spordiklubi 14-14, kolmas Julia Puulina, Kalev Sillamäe 15 minutit ja 10 sekundit, neljas Annika Rihma, sportkeskus.ee 15. Sport ja Kelly Nevolihin, Rakvere kergejõustikuklubi Vike. Aga kõige pisemad noormehed siis E-klassi 2000 meetri jooksjad minemas teisele ringile. Autasustamisele palume tulla aga naiste 4 kilomeetri parimaid Jekaterina Petjuk, Laura Suur ja Julia Puulina. Esindaja Julia Puulina. Joost Põdekrat võidab, teisena finišis Ragnar Piirjõe ja kolmandana Kevin Raja. Ja
naisjuunioride 500 meetri jooksu tulemused. Võitja oli siis Kelly Nevolihhin, Vike 1.26. Ma arvan, teine mida kui starti ära lähme. Astrid Karro, Kose 2000, 1.27. Kolmas Terje Kaunissaar, Vike 1.28. Neljas Kerti-Anniki Tiis, Kuusalu spordiklubi 1.32. Viies Ester Karuse, Maret Sport 1.35 ja kuues Elis Sarapuu, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi 1.38.